Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energiavaate, mida toob siis nädal 2.–8. märts kõigile meile. Tegemist on kollektiivse lugemisega. Valmis on mul pandud selleks nädalaks siia siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit sellest lugemisest endale kaasa noppida sinuga haakuvad olulised sõnumid, mis sa tunned, et sinuga täna ei haaku, siis lase see endast kohe lahti. Järelikult on see sõnum mõeldud kellelegi teisele. Ja iga nädala energia video lõpus on meil toimumas ka mäng, siit saad vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ning siin video all kirjelduses on olemas ka siis need ajamärgid, et saad sinna klikata. Video hüppab kohe automaatselt siis lugemise juurde või mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis hakkama otsima. Enne veel, kui ma alustan, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh. Kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like, kommentaarides mulle andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud, suur aitäh kõigile. Ja ma annan ka kõigile märku, et tiiutarot.ee kodulehel on olemas sellised ägedad lugemised nagu sinu elu 5 aasta pärast, mida oled hetkel enda ellu manifesteerimas, samuti mida toob aasta 2026, kui sa tahad natukene siis selle aasta tulevikku piiluda, et need lugemised siis leiad tiiutarot.ee. Meie lähme nüüd nädala energiate juurde. Me alustame tugevus õigetpidi väga hea kaardiga, super hea algus ka märtsikuule tehtud ja ka väga tore kaart Sauade rüütel on meil õigetpidi tulemas järgi ja päike õigetpidi, wow. Siis on meil Sauade 2 õigetpidi, narr õigetpidi, maag õigetpidi ja mõõkade 3, okei. No üks väike tõrvatilk pidi ikka selles meepotis olema, see mõõkade 3, aga ülejäänud kaardid, mis siin toimub, kuidas see saab võimalik olla, et meil on terve posu ja terve hunnik niivõrd häid kaarte. Eriti meil on väljas päike õigetpidi. Päike on kaardipaki kõige õnnelikum, positiivsem, ägedam, toredam kaart. Päikesel ei ole ühtegi miinust, on ainult puhas valgus ja puhas soojus, puhas tervendus ja elurõõm. Siis on meil väljas narr, kaardipaki esimene kaart, mis alustab väga suurt uut tsüklit. Ta toob suuri positiivseid muutuseid, täiesti uut õhku ja uut hingamist endaga kaasa. Ja siis meil tuleb ka järgi maag, mis tulebki siis narrile kaardipakis järgi, see on kaart number 1 ja maag on siis kõikide soovide täitumine, suur nagu selline manifesteerimise ja ka enda nagu unistuste elu elamise kaart. Nii et vau, mis energiad meil nagu märtsikuu kohe alguses siin väga võimas. Aga alustame siit algusest, meil on tugevus õigetpidi. Tugevus on väga sobiv, no esiteks alustame sellest. Igasuguse välimuse teemad, kui sa tahad näiteks juuksed ära värvida, täiesti tühja koha pealt tuleb see idee või sa tahad uusi riideid või trenni minna või lihtsalt eputada ja edvistada. Võib-olla sa saad ka ürituse kutse või peokutse, kuna järgi on tulemas ka Sauade rüütel, mis on väga sotsiaalne kaart. Ja kui lähed üritusele või peole või on see lihtsalt mingi koosviibimine või et sõpradega välja, siis tugevuses ja Sauade rüütlis ma lööks ennast üles, ma paneks nagu kõige ilusamad riided selga, teeks kõige ilusama soengu pähe ja paneks kõige ilusamad kingad jalga ja lihtsalt läheks ja naudiks ja sa kindlasti saad ka väga palju tähelepanu, kuna tugevus ja Sauade rüütel kahekesi koos, kõrvuti ja õigetpidi ka veel, need on väga atraktiivsed energiat, siin ütleme niimoodi, et sa oled väga ilus. Tugevus ongi ilu nagu kaart ka, ta on suhteliselt nagu ekstravertne väljapoole ulatub nagu ilu, et ta räägib meie nagu pigem sellest meie välimusest ja meie nagu kehast, et sellisest väljapoole säravast nagu ilust ja tugevusega tasubki eputada ja tasubki edvistada ja palju tähelepanu nagu saada ja tõesti ka nautida seda. Teine teema, tugevusel on alati nagu selline karjäärialane edu, et töös karjääris tugevus õitseb, tugevus on ametikõrgendus, tugevus on nagu parem positsioon, kes tahab uut töökohta saada, siin on väga head energiat, sest Sauade 2 ongi 2 töökoha vahel valimine, narrikaart ju alustab midagi suurt ja uut, eks ole, tugevus on väga enesekindel, et kui on vaja minna töövestlusele või endast hea mulje jätta, tugevus on väga selline konkurentidest üle, Sauade rüütel on väga lõbus vestluspartner ja kuidagi väga hea esineja ja kõigile ta meeldib ja seltskonna lõvi, et sa kuidagi oled nagu tõesti võib-olla ka rambivalguses tugevus on
sauaderüütliga koos kaardid, kus me saame ka päris palju tähelepanu või au ja kuulsust, et kes tegelevad selliste valdkondadega, nagu on see sotsmeedias, tahad rohkem fänne saada või rohkem kuidagi enda elu jagada, või siis ongi näiteks muusika või kunstid või meelelahutusvaldkond, et tugevus ja sauaderüütel koos on väga sobivad nagu selleks. Ja tugevus siis karjääris ennustabki nagu ametikõrgendust, paremat positsiooni, kes tahab enda äriga alustada, enda loominguga või hobiga või talendi või andega raha teenida. Tugevus ja sauaderüütel nagu kombona siin kahekesi koos on väga nagu meeldivad ja soodsad energiat selleks, et pane vaim valmis ja ka tööalaselt tugevus saab tähelepanu ja saab ametikõrgendust seetõttu, et ta julgeb suu lahti teha, et ta julgeb esineda, ta julgeb särada, ta julgeb enda mõtteid, ideid välja öelda, nii et müürilillake kindlasti olla see nädal ei saa selles tugevuses, eriti kui sa tahad karjääris nagu edasi liikuda. Tugevus peab näitama, mida ta oskab. Tugevus ka suhetes tugevus räägib sellest, et me ei lase endale enam pähe istuda ja astuda. Et mõnikord me oleme olnud liiga kannatlikud ja liiga rahulikud ja liiga leplikud inimestega, kes on tõesti nagu õppinud seda kõike nagu saama meilt ja ära kasutama meid ja kõik nagu nad on juba eeldavad, et sa juba aitad teda või et sa nagu jooksed tema järgi või teed tema heaks nagu kõike, et mõnikord me ise ka natukene oleme selles suhtes tallamatt, et inimene ütleb juba mitmendat korda meile inetult või et käitub halvasti ja siis meie mõtleme, et äkki tal oli ka ikka raske päev ja leiame nagu vabandusi veel talle, siis ikka nagu kuidagi oleme need leebed veel on ja tugevus ühel hetkel tal saab nagu mõõt täis, et tegelikult tugevus, mida ta esindab, on enesekindlus, eneseväärtus, enesearmastus. Me peame nagu rohkem keskenduma sellele, kuidas meid koheldakse, kas meil on hea olla, mitte nagu see, et kas ma ikka meeldin talle, mis ma tema heaks teha saan. Me ei saa enam seda latti nagu alla lasta, et tugevus tõstab lati väga-väga kõrgele. Töös karjääris ta tahab endale parimat, suhetes ta tahab endale parimat ja ta ei lepi nagu vähemaga ja see on väga-väga selline enesekindel ja hea siis energia, millega siin nädalat alustada ja üldse ka märtsikuud, eks ole, alustada, et väga tore. Järgi on meil tulemas sauaderüütel. Sauaderüütel rohkem selline hobitrennid kaart. Kui me räägime tööst karjäärist korraks siin sauaderüütliga seoses, sauaderüütel on väga edukas kaart töös karjääris. Ta on nagu siuke tähelend ja tuhisemine edasi ja väga tegija ja kõiki ta teab ja igale poole ta jõuab ja et selles suhtes tööalaselt ja kollektiivis ja ka ülemustele sauaderüütel väga meeldib. Aga sauaderüütlis see ei loe nii palju, see ei loe niivõrd palju, kui palju sa nagu punnitad tööd teha, et pigem loeb see, keda sa tead või et sellepärast sauaderüütliga on hea käiagi väljas töökaaslastega väljas või et kui on mingi koosviibimised ja ettevõtte üritused või mingid koos sportimised või lihtsalt peale tööd lähme kuskil istuma. Sauaderüütliga tasub nagu neid kontakte luua või inimestel rohkem nagu silma jääda või sõbraks saada rohkem, et sauaderüütlis pigem nagu selline tutvuste kaudu ta saab väga-väga häid pakkumisi, nii et loeb see, keda ta teab, et ära karda ka neid uusi kontakte võib-olla tööalaselt, eks ole, luua. On need mingid konverentsid või koosviibimised või et nagu sellised sinu valdkonna mingid üritused või et ongi näiteks õppimine või et koolitused, kus me saame nagu rohkem sellist kontakti ja nagu ühendust saada uute võib-olla tutvuste inimestega, kes on sinuga samas valdkonnas, et nende kaudu sa tõenäoliselt saad siin väga-väga palju häid pakkumisi. Aga sauaderüütel on rohkem, nagu ma enne ütlesin, selline hobitrennid kaart, et üks tema pool on kindlasti aktiivsus ehk siis sportimine ja trenni tegemine, et see nädal on hea endale võtta mingid kehaga seotud eesmärgid, kui sa seda soovid, eks ole, et jõusaali minna või jalutama minna või et võttagi näiteks treener või treenida kellegiga koos, et sauaderüütel on väga aktiivne ja väga vitaalne ja elujõuline nagu kaart ja ta ei püsi nagu väga pudelis paigal, et sul tuleb rohkem energiat, sest järgi on meil tulemas ka päike õigetpidi ja päike on tervise suhtes ka väga tervendav kaart, et kellel on olnud mure nagu tervisega seoses või pereliikme tervis või et päike tavaliselt tähendab, et see laheneb ära või et kõik saab korda või tervis läheb nagu paremaks ka sul endal ja sauaderüütel ongi väga hea selline spordi- ja trennikaart, aga sauaderüütel on ka väga loominguline kaart. Muusika või kunstid või kas sa tahad see nädal maalida või käsitööd teha või õppida midagi uut või laulukoori minna või tantsima minna, et absoluutselt
sauatöörüütliga tasub nagu luua ja tasubki nagu enda nagu sellised loomemahlad valla päästa siin ja et kui sul tuleb see inspiratsioonituhin nagu peale ja mõnikord sauatöörüütel ühendab nagu endas näiteks selle sportimise ja kunsti poole nagu ära tahabki nagu joogat teha või tahab, kui sul on mingi spordiala, mis sulle nagu meeldib, äkki sa tahad sotsmeedias seda väga loominguliselt jagada, võib-olla ühendab ka äri ja nagu sellise loomingulisuse ära, kuna ta on väga hea äriline kaart ka, et me hakkame näiteks enda tehtud mingit käsitööd müüma, vaata siin on nagu kuidagi mitu valdkonda saavad nagu üheks ja see on väga-väga nagu äge kaart, see sauatöörüütel ja minu meelest sauatöörüütel ongi selle 2026 aasta nagu kaart, kuna see on tulihobuse aasta, sauad on tuleelement ja rüütlid on alati nagu hobuse seljas, et selline tuline rüütel hobusega, et väga-väga, vaata see hobuse sümbol ja rüütlid alati istuvad hobuse seljas ja hobused alati liiguvad, et see rüütlid ongi liikujad ja tegijad, et neil on kogu aeg tuli takus, et nad ei istu nagu ühe koha peal paigal ega ei mune ega ei mõtle üle, vaid nad kuidagi elavad enda elu täiel rinnal, et see on väga selline inspireeriv kaart ka absoluutselt. Ja muidugi sotsiaalsus on ka sauatöörüütli teema, kuna ta on seltskonna lõvi, ta esineb väga hästi, ta räägib inimestelt, ta meeldib, et igasugused üritused ja peokutsed ma võtaks vastu. Reisimise teema on ka siin õhus, kuna meil on sauade 2 ühel hetkel siin tulemas järgi. Sauatöörüütel on ka reisimise kaart, päike võib olla ka teatud reiside planeerimise kaart, kes tahab rohkem päikest näha, aga kuna meil maailmas on praegu poliitiliselt, eks ole, siin äsja ilmunud ka väga nagu sellised keerulised, rasked olukorrad võib-olla teatud riikides, kuhu nagu ei tasu reisidega minna, siis ma seda sõnumit siin nagu väga siis ettevaatlikult edastan, aga üldiselt nendes kaartides, kui me lähme riikidesse, kus me teame, et meil on ohutu, siis sauatöörüütel ja sauade 2 on väga lõbusad reisimise kaardid. Aga enda käigud tuleb hästi nagu mõelda läbi. Et sauatöörüütel koos sauade 2, kui ma sellest kaardist juba rääkima hakkasin, et sauade 2 tavaliselt tähendab ka mingisugust karjäärialast muutust. Sauade 2 on nagu 2 saua, 2 asja, eks ole. See või teine, jään või lähen, tahan või ei taha. Ja sauade 2 võib-olla kui me ei vali 2 töökoha vahel, siis me mõnikord ka teeme 2 asja korraga, et meil on siuke nagu põhisissetuleku allikas või et juba sisse käidud rada nii-öelda ja siis sinna kõrvale avame näiteks ka uue selles sauade 2, et ongi mingi oma äri või investeerimine või loomingulisus või kuskilt sotsmeediast hakkab raha tulema, eks ole, või et kas või avame ka näiteks enda netipoe, et sauade 2 on ka väga-väga soodne kaart, kus juures töös karjääris, ta on väga-väga õitsev, ta on edasi arenev, ta on liikuv ja et liikuva kaardina ta ongi seotud reisimisega ja kolimisega, kolimise kaart on ka narr meil mõnikord, eks ole, mis kohe siia tuleb järgi, ja sauade 2 ka, et on see töökoha vahetus või uue karjääriraja leidmine ka nagu teemaks, et paljud teist võib-olla õpivad paralleelselt midagi ja siis hoopis nihkuvad nagu sellele uuele siis rajale, et sauade 2 on väga särtsakas, sauatöörüütel on väga särtsakas, tugevus on väga särtsakas, et sellist tulist ja ekstravertset ja lahedat ja põnevat energiat tegelikult on siin palju õhus ja nende tuliste kaardide vahel istub meil ka veel päike õiget pidi ja päikest siis peetakse kaardipaki kõige positiivsemaks kaardiks. Tal erinevalt teistest kaartidest, tal ei ole ühtegi miinust, et igal kaardil on oma nagu plussid-miinused, valguse pool ja varju pool, aga päikesel ei ole varju, ta on lihtsalt puhas valgus. Ja mida ta tähendab? Ta tähendab tervenemist esiteks. Tervis, füüsiline keha ja tervis paranevad, tekib rohkem sellist rõõmu ja elujõud, kes on olnud tõbised siin, need paranevad ka ilusasti ära selles päikesekaardis. Ja teine asi, päike tervendab ka meie raha ja rahakotti nii-öelda, et eriti kui sellised tugevad karjäärienergiad on ümberringi ja kes leiab endale uue töö, kellel lihtsalt saab uuesti jalad alla ja olukord stabiliseerub ja rahaasjad lähevad ka paremaks ja päike on väga ka tervendav kaart selles suhtes. Päike on ka tervendav kaart suhetes. Paarisuhted, sõprussuhted, peresuhted. Meil on küll üks keerukam kaart siia ka asetunud mõõkade 3. Et mõõkade 3 tavaliselt, et kui me juba suhetest räägime, et see on ainuke kaart, mis rohkem meil sinna suhete nagu rajale viib. Mõõkade 3 on nagu siuksed tülid,
tülid või pettumust tekitavad olukorrad inimeste vahel. Kõige rohkem ta räägib paarisuhetest ja ta võib rääkida ka väga lähedastest sõpradest või pereliikmetest. Ta ei ole, mõõkade kolm ei ole otseselt nagu selline suvaline tuttav, et ta on ikkagi nagu mingisugune südameringi inimene meil nagu lähedasem inimene. Mõõkade kolm tähendab, et kui sa oled hiljuti mingi tüli üle elanud või et see on hiljuti juhtunud, tavaliselt selles kaardis, kui ta välja tuleb, siis ta ei ennusta ette, et tuleb mingi halb asi. Ta tähendab, et juba on olnud, ja see valu on nagu aktiivne meie sees, et mõõkade kolm on need kolm mõõka, mis on meie südamesse löödud. Inimesed on meile negatiivselt öelnud või reetnud või valetanud või et teinud, eks ole, midagi, mis on tekitanud sellist rasket tunnet meis. Ja mõõkade kolme, tema vajadus on tegelikult puhastada ennast sellest raskest energiast. Ma ei ütle, et sa pead siin andestama ja kellegi ees jällegi lömitama või et uuesti rääkima nende inimestega. Mõnikord me ei peagi. Me võime talle ploki peale panna ja öelda head aega. Aga point on selle kaardi selles, et need mõõgad või need okkad enda südamest tuleb nagu välja võtta. Et me peame nagu selle välja nutma endast või vihastama, võib-olla psühholoogi juurde minema, kellegi nagu rääkima. Me peame selle nagu raske energia endast nagu välja saama. Ja seda aitab päike kusjuures väga-väga hästi teha, et päike tervendab meid. Päike on nagu siuke pehme pai põse peale. Vaata, et ütleb, et kõik saab korda, ära muretse. Hästi nagu armas kaart, et isegi kui on olnud tülid ja krahhid ja mingid õudused sul lähisuhetes, siis päikesega tavaliselt on seda lootuskiirt ja tervenemist uuesti siin nagu näha. Ja päike on ka meie sisemise lapse kaart, üldse hästi lastega seotud ja lapsepõlvega ja sisemise lapsega ja sisemine laps samamoodi nagu sauatürüütel tahab ju mängida ja trallida, olla aktiivne, sporti teha, ronida puu otsa, tantsida, laulda, võib-olla ta tahab maalida, tegeleda loominguga, kunstidega. Et hästi selline kreatiivne nädal on ka siin tõenäoliselt nagu tulemas, et päike siis ka indikeerib sisemise lapse tervenemist ja ajaühikuna päike on suvi, juuni, juuli, august, eriti august ja tugevus on ka august, et päris huvitav. Järgmised ajapunktid ka, meil on narr on aprill ja maag on mai, et ka need nagu on siin suuremad sellised ajapunktid või kuud on nagu esindatud. Ja et sellest sauade kahest ka veel põgusalt sellel peatudes, et sauade kahega ongi, et kes tahab endale uut kodu näiteks saada, kolida, et me sellest töövahetusest ja reisimisest juba rääkisime, aga sauade kaks võib olla ka nagu selline lokatsioonivahetus, et või siis nagu tahame teha pausi, korraks elada kuskil mujal, elada korraks paar kuud välismaale ja siis tagasi tulla. Kui sul on sellised mõtted mõlguvad pea, siis absoluutselt ka sa oled nagu õigel teel selles kaardis. Ja kes tahab endale uut kodu, siis sauade kahega tõenäoliselt ühel hetkel tekib nagu mitu head varianti korraga ja siis sa pead ühe nendest valima. Ja kui meil tuleb sauade kahest teha valik, on see töökoha valik või koduvalik või suhetes mingi valik, eks ole, siis sauade kahega vali see, mis on põnevam ja lahedam, mitte see, mis loogiliselt tundub nagu hea. Mõistlikum oleks ju seda teha. Ei. Sauade kahes me valime, issand jumal, mõtle kui põnev, ma tahan seda teha, see on nii lahe. Vot selle asja me tegelikult peame enda ellu valima. Ja see põnev ja lahe energia jätkub meil tegelikult ka selles narri kaardis õiget pidi. Narr on üks kõige lahedamaid kaarte kaardipakis. Narr on selline, ta on kaardipaki esimene kaart number 0. Ja see tähendab hüpet tundmatusse. Meil on läbi saanud üks suur vana tsükkel. Üks taro kaardipaki ring on sulgunud. Narri selja taga on uks kinni pandud. Ja nüüd on meil väljas narr, kes on valmis alustama siis seda uut rada ja uut asja nagu tegema. Ja narri kaart, kui me alustame nullist, kui me õpime uut asja, kolime uude kohta, võib-olla vahetame tööd, võib-olla tuleb ka vallaliselt teist eriti rääkides, narr mõnikord indikeerib nagu uut partnerit või et silmarõõmu meie elus, kellega võib nagu väga tugev suhe välja areneda. Narr on suured muutused ja ümberkorraldused ja mitte ainult praktilises plaanis uued kodud ja uued tööd ja uued suhted, vaid ka nagu spirituaalses plaanis. Ta on niivõrd siuke puhas kaart.
et kõik vana jama on selja taha jäänud, uks on sulgunud, ma ei pea enam mõtlema selle mõttetu asja peale ja me lähme lihtsalt puhtalt ja värskelt edasi selles narris. Ja see on nagu puhas valge lehekülg tegelikult, mille me elus ette keerame ja tea, et sa oled alustamas uut tsüklit ja see on alguses natuke tundmatu ja hirmutav. Kuidas ma ikka hakkama saan ja ma ikka ei tea, kas ma tegin ikka õige otsuse, et nüüd ma kollin või vahetan tööd või nüüd tuleb mingi uus energia, et kas on ikka kõik õige. Ja narr ongi natuke nagu selline, et isegi kui ma ei tea, mis saab, ma ikkagi proovin ära nagu kaart. Narr on mõeldud riskimiseks. Riskid tasuvad tavaliselt selles kaardis ennast ära. Ta on nagu selline hüppan pea ees tundmatusse vette ja alles siis õpin ujuma ja väga hästi õpid ujuma kusjuures, et sa ei pea ette kõike teadma ega oskama, sa õpid selle teeraja nagu käigus. Ja narr ka veel, kes ei riski šampust ei joo, et ta nagu utsitab ja ärgitab meidki rohkem nagu tead, vahet ei ole, mis saab, kui sul endal on põnev, siis lihtsalt proovi ära. Ja see on tegelikult väga hea moto, mida selles narris nagu hoida. Narri üks sümbol on ka koer. Tavaliselt on see valge koer, siin selle kaardi peal on ta selline pruunikas, hästi nunnu koerakene ja koer on taros siis sõber. Ja narris, et kuna tal on see ustav ja truu koer on alati tema kõrval või et tema kandadel nagu jooksmas, see tähendab seda, kui sa et nagu üksinda ei julge, siis võta sõber appi või küsi sõbralt nõu või tehke koos või et koos on kergem, ja hästi nagu tugev sõpruse kaart ka narr ja võib-olla uued tutvused ja uued sõbrad tulevad sinu ellu, võib-olla tulevad ka sauatöörüütlis töö kaudu või kuskilt ürituselt või tuttava või sõber kuskilt tutvusringkonna kaudu, et mina võtaks uued inimesed ja uued tutvused ka absoluutselt avasüli nagu vastu enda ellu, et on hästi tore, hästi vahva ja tead, narri kaardis ma ütlen nii, ei ole mõtet üle mõelda. Taros on väga palju kaarte, mis on analüütilised ja mis teevad nagu 100 sammu mõtlevad ette ja strateegiat ja igasugused sellised asju. Narr on tead see, me ei pea mitte midagi teadma. Lihtsalt tee, sest sul on lahe teha või põnev teha või lihtsalt proovi ära või vahet ei ole, mis saab või ei saa. See on loodud riskimiseks ja loodud nagu katsetamiseks, et narr on väga-väga nagu põnev kaart, nii et soovin teile kõigile julget meelt. Järgi on meil tulemas siis maag. Maag on üks selline harva esinev kaart, tegelikult kaardipakist ta tihti välja ei tule, ta tuleb väga erilistel puhkudel ja tundub, et see nädal on ta siin väga vajalik, eks ole, nüüd ta on ennast ilmutanud ja maag on siis kaart number 1. Tihti ta tähendab nagu, tema põhitähendus on tegelikult manifesteerimine. Tema põhitähendus on see, et ma võtan valge paber ja kirjutan sinna, mis on minu unistuste, koduunistuste, tööunistuste, suheunistuste, hobitrennid, millist välimust ma tahan, millist elu ma tegelikult elada tahan, mis on minu unistuste elu, äkki ma tahan reisida, äkki ma tahan endale võtta 10 kassi, mis on sinu unistus, kuidas sa näed, et sinu elu võiks edaspidi nagu minna, mida sa tegelikult tahad saada, kogeda, saavutada. Võib-olla näha midagi siin maailmas. Ja maag sellest nagu räägib. Maag ütleb, et kõik unistused on loodud täituma. Maag on nii võimas piiride nihutaja, et inimesed lähevad selles kaardis reaalselt võlgadest miljonäriks. Ta on nagu niivõrd võimas ja ta räägibki sellest, et universumil ei ole piire. Igaüks meist saaks, mis ta tahab. Aga vaata, inimmõistusel on selline imeline omadus kõik lihtsad asjad hästi keerukaks mõelda. Tegelikult universumi seadused on väga lihtsad. Et ma tahan seda ja ma saan. Aga mis seal ma tahan seda ja siin ta nüüd on, mis seal vahepeal on, ma ikka ei tea ja äkki ma ikka ei saa ja raha mul ikka ka ei ole. Kuidas see nüüd ikka siis tuleb ja mul ikka ei ole võimalik mitte midagi saavutada ja bla. Et oi, kus me leiame igasuguseid takistusi enda teele, mida nagu tekitada, eks ole, et see maag räägib ka enda nagu piiride nihutamisest, et kohe, kui meil tuleb see jõnks või et see plokk nagu ette, et siit ma enam edasi ei saa ja mulle ei ole võimalik, tegelikult on. Ja maag ka sellest siis räägib, et me peame enda sees need hirmud ja plokid nagu üle vaatama. Ja teine teema maagis on selline kerge identiteedikriis, et mõnikord me tahamegi muuta oma välimust või muuta tööd, kuskilt tühja koha pealt tuleb nagu uus mõte, et nüüd on nagu uus mina ja absoluutselt ma maagi kaardis ka tead, ma ei mõtleks üle, eriti kui kõrval on narr ka veel, eriti kui siin meil on ka päike laua peal väljas, et ma lähekski lihtsalt selle uue energia, uue vooluga väga nagu kaasa ja mõnikord maagi kaardis me ise ka nagu päeva pealt mõtleme kogu oma elu ümber ja ma ei taha enam sellist hobi ja sellist trenni, ma ei tahagi enam siin enam elada, kuigi alles eile väga nagu soovisid, täna enam ei taha ja teed väga hea. Las ta lähebki nagu nii, nagu ta minema peab. Ja ma ka nagu kolmas sõnum selles kaardis on see, et sa oled valmis
ja sul on kõik olemas selleks, et see uus suur samm ära teha. Sest maagi sümbol on selline, et seisab maag, tema ees on laud. Laua peal on kõik väikesed aroelemendid, tuli, vesi, õhk ja maa. Kõik on tema ees nagu olemas, laua peal, tema kasutada, ta oskab neid käsitleda. Sul on olemas kõik teadmised, kõik kogemused, kõik ressursid. Kui sa tunned, et näiteks raha ei ole, usu mind, universum leiab sulle selle kuskilt, et tegelikult sul on kõik olemas selleks, et see samm nagu ära teha. Maagil on käes võlukepp alati. See on see 5. element, see on see maagia, see on see meie mentaliteet, meie teadvus, meie unistused, meie soovid. See on see meie energia, mille me sellesse teekonda nagu sisse paneme. Ja meie energiast tulevad ka plokid. Meie energiast tuleb ka selle edu või mitte edu, või ebaedu nii-öelda. Et me peame olema väga teadlikud maagikaardis, see on väga võimas manifesteerimise kaart, et me manifesteeriks ikkagi endale häid asju. Et me mõtleks positiivselt, mis me tahame, mitte ei hädaldaks, et kuidas ma ikka ei saa ja kuidas mul on ikka nii vähe. Sest mida rohkem sa keskendud sellele, kui vähe sul on, seda rohkem sa seda saad, et siis aina vähemaks nagu läheb nii-öelda. Et tuleb väga nagu teadlik olla, sest maag on kaart number 1. Number 1 kaardis me saame teadlikuks ka enda egost, iseendast, kes ma olen, me otsime oma kohta siin maailmas ja paljud teist võib-olla leiutavad ennast uuesti siin lähitulevikus. Et uus välimus, uued unistused, uus kodu, uus töö, et siin et see võib toimuda nagu mitme kuu vältel. Aga siin on nagu täiesti nagu uue sina sündimist, et väga-väga võimsad kaardid tegelikult selleks nädalaks. Ja meil ongi siin lõpus see viimane mõõkade kolmekene, sellest ma juba ka rääkisin, et kui keegi on inetult öelnud, solvanud, selja taga võib-olla teinud midagi, see on natuke siuke petetud, reedetud, solvunud ja kurblik nagu kaart. Ja see kaart indikeerib, et see on juba nagu juhtunud. Ja ma ei ennusta ette, et nüüd tuleb mingi halb asi suhetes, tavaliselt see on juba olnud, selles mõõkade 3. Ja kel on olnud ka selline hiljuti raske lahkuminek või et mitte väga stabiilsed suhted või võib-olla ka paari suhete valdkonnas. Sest et nüüd on mõõkade 3 on selline nii-öelda heas mõttes enda haavade lakkumise kaart. Oleme oma ette, nutame selle asja endast välja, puhastame selle ära, laseme lahti, tervendame ennast, andestame, mis iganes vormis ja viisil sina ka seda teha ei tahaks. Et kõige suurem soovitus ongi nagu teadlikult seda teha, ongi võtan selle päeva, lihtsalt nutan ja vaatan kurba filmi ja söön jäätist ja nutan. Et mitte, soovitus on seda teha, mitte peita pead nagu liiva alla ja mitte seda alla suruda, edasi lükata ja tihti me seda teeme, me leiame igasugused asendustegevusi või ütleme, mul on ikka tööl nii kiire, praegu me ikka ei saa ja ta tegelikult on hea see energia endast välja saada, sest vaata, kui palju sellist uut algust või uut puhast energiat on sinu ellu nagu ka siin voolamas, eks ole, et see vanad stagneerunud ja võib-olla sellised raskemad emotsioonid on hea siis enne jalust ära koristada selles mõõkade 3. Vot niimoodi, kallikesed, see siis oli teie nädal. Tähemärkidest on siin väljas tugevus, tema on lõvi isikukaart ja sauade rüütel. Tema on siis kõik tulemärgid, jäär, lõvi ja hambur, et lõvi on siis 2 kaardis meil siin esitatud ja need tähemärgid võivad siis sinu elus sellel nädalal suurt rolli mängida. Kui see lugemine sulle meeldis, sa võid vaadata ka tiiutarot.ee, seal on erinevaid lugemisi praegu üleval, hiljuti on lisatud siis, et mida oled hetkel enda ellu manifesteerimas, sinu elu 5 aasta pärast, samuti mida toob aasta 2026, et sellised lugemised ja ka paljud teised on siis leitavad tiiutarot.ee. Aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja lähme siit edasi siis mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja 1 või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida selline pruuni-triibuline kivikene, see on tiigrisilm. Siis on meil roheline kivikene, tumeroosa kivikene, valge kivikene, see on tegelikult natuke sellise kollase läikega, siis tumesinine kivikene, musta-valge laiguline kivikene ja selline erksinine kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele.
Niimoodi, alustame siis siit, pruuni triibuline kivikene, see on siis see tiigrisilm, tähemärgid jäär ja sõnn, nädalapäev on esmaspäev ja vastus on jah. Väga-väga äge. Siis on meil musta-valge laiguline kivikene, tähemärk sõnn, nädalapäev, esmaspäev. Vastus on vali uus suund ja jah vahel, aga ta on tundvat rohkem selle jahi nagu poole peal. Siis tumeroosa kivikene, tähemärk on meil sõnn, nädalapäev, esmaspäev. Vastus on samamoodi vali uus suund ja jah vahel, aga ta on väga-väga palju rohkem selle jahi poole peal. Ja siis on meil valge kivikene, kollase läikega, tähemärgid jäär ja sõnn, nädalapäev, pühapäev, esmaspäev ja vastus on jah, ta on isegi veel täpselt selle jahi peal ka. Siis tumesinine kivikene, tähemärgid neitsi ja kaalud, see nädalapäev, on meil neljapäev ja vastus on siis võib-olla ja jah vahel. Siis roheline kivikene, tähemärk skorpion, natuke ka ambur siin, nädalapäevad neljapäev, reede ja vastus on jah ja vali uus suund vahel. Ja erksinine kivikene, tähemärgid ambur, kaljukits, nädalapäev, reede, laupäev ja vastus on vali uus suund ja ei vahel. Vot niimoodi kallikesed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, imeline, vahva, üliäge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume juba sinuga järgmises videos. Tšau!